Tänasel korruptsioonivastase erikomisjoni istungil oli arutlusel taas Rail Baltic ja sellega seonduv. Külas oli Läti parlamendi uurimiskomisjoni esimees, lisaks ka Rail Balticu, Elroni esindajad, Riigikontroll ja nii edasi. Ja oli päris silmi avav koosolek, tuleb öelda, et kogu koosolekut ei jõua ümber jutustada, aga võib-olla mõned olulisemad aspektid. Ma ise küsisin Kliimaministeeriumi esindajalt vähemalt paar korda ja mõni kolleeg küsis veel, et kuidas siis on nende riskidega, mis on seotud sellega, kui ühes või teises riigis, me räägime siin Eestist, Lätist ja Leedust, näiteks jääb midagi projektist tegemata, et kas siis ka teised riigid peavad selle tagajärgedega, rahaliste tagajärgedega tegelema. Kliimaministeeriumi ametnik ajas, ütleme, häma, rääkis palju, aga ei vastanud küsimusele korduvalt. Ja siis, kui sõna said Läti esindaja ja ka Riigikontrolli esindaja, siis nemad vastasid küsimusele lihtsalt ja jaatavalt. Läti kolleeg näitas ka ära punktid rahastusotsustest, lepingutest, kus öeldakse, et tõepoolest, kuna raha taotleti Euroopast rahvusvahelisele rongiühendusele, kui nüüd see rahvusvahelisus sealt ära jääb, siis on riskid kõikidele riikidele ja Riigikontroll lisas, et nad on ise teinud analüüsi ja võtnud sinna ka Soraineni arvamuse, et nii see tõepoolest on. Nukraid lugusid veel. Tegelikult lätlased ütlesid, et neil küll soov on ja nende valitsus on nüüd prioriteete muutnud, et raudtee teha ka Riiast põhja poole ehk et siis Eestiga ühendus, aga tegelikkuses täna neil ei ole seal ei projekte ega ka vastust küsimusele, kust peaks tulema raha selle lõigu ehitamiseks. Lisaks on vastuseta küsimus, kust tuleb raha sildade ehitamiseks Lätis ja nii edasi. Nii et lätlased ütlesid üsna otse välja, et 2030 selle lõigu valmimine tegelikult realistlikult võimalik ei ole. Ja taaskord siis, kui meie Kliimaministeeriumi ametnik seda kommenteeris, siis tema ütles, et tema elab sellises oma maailmas, kus ta ikkagi usub, et rahvusvaheline raudtee saab 2030 valmis. Aga lõpuks jõudis tema jutt sinnani, et praegu me ikkagi mõtleme nii, et äkki rongid hakkavadki sõitma Pärnuni ja võib-olla Häädemeesteni, ehk et tekib Eesti ikkagi sisene raudtee. Ja kui me küsisime, et mis siis see infrastruktuuri kulu iga aasta saab olema, siis Rail Balticu esindaja ütles, et selline 35–50 miljonit. Ja siis jälle järgnes nii nende poolt kui ka Kliimaministeeriumi poolt häma, et kui siis hakkavad rahvusvahelised veod ja kõik hakkavad sõitma Berliini ja tont teab kuhu, et siis see kulu jaguneb. Aga reaalne olukord on see, et 35–50 miljonit tuleb hakata Elronil iga aasta maksma selle infrastruktuuri kasutamise eest. Võrdluseks küsin ma ise, et kui palju Elron täna kogu infra eest maksab, kust rongid sõidavad Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja nii edasi. See number on täna 30 miljonit, ehk et nüüd selle nii-öelda Pärnu või siis Häädemeeste liini eest lisandub suurem summa, kui on kogu tänane infra. Nii et mina sain kinnitust oma veendumusele, milles ma olen elanud niikuinii mitmeid aastaid, et ei seda rahvusvahelist rongi sõitma hakka. Kurb tõdemus on see, et ma ei näe, et ehitamist katkestatakse, et küllap ikka kuskile metsa mõni viadukt ehitatakse ja kusagil mõni raudteelõik, sest et siin paistab aina selgemalt välja, et kitsas ringi inimesi on huvitatud sellest, et kui kas või piskugi raha ja pisku jutumärkides, et leidub iga aasta paarsada miljonit, siis selle eest midagi ehitada ja see ju kellelegi on tulus.